olen Taavi Liiv ja Tark on ettevõte täna teid võõrustamas, meie poolt kõrvalabiks ka Germo. Ja tänaseks teemaks oleme valinud Simple BIM-i ja sõnastasime selle asja nii, et 3 pärlit, mida peaksid teadma enne Simple BIM 11. versiooni kasutusele võtmist. Miks selline mõte? Simple BIM 10 on nüüd olnud avalik juba siin üle aasta, peaaegu 1,5 aastat ja Simple BIM 11 nüüd värskelt tuli. Kunagi kui Simple BIM 10 tuli, siis me tegime ka sellise webinari, üritasime tutvustada uusi funktsioone, mis seal tollel hetkel tulid. Aga tagantjärgi oleme aru saanud, et ega siis ei saanud isegi päris täpselt aru, et mille jaoks need kasulikud on, kuidas moodi neid praktikas kasutada. Ja nüüd selleks, et uuele versioonile minnes vanad asjad saaksid selgust, siis otsustasime siukse tagasiviske neljapäeva või kordamise neljapäeva teha. Ja teine oluline nüanss asja juures on see, et need teemad, millest me täna lubasime rääkida, ehk et mahtude loomine, mahtude kehandite loomine, siis gruppide loomine ja parameetrite kombineerimine. Need on 3 kandvat asja, mis on ka Simple BIM 11 töövoos. Seda ongi oluline teada. Hästi põgusalt 3 sõnaga Simple BIM-ist, tegemist Soome tarkvaraga, Tamperes peakontor neil asub ja teistest tarkvaradest erineb ta siis selle poolest, et on võimeline IFC mudeleid natukene muutma, sinna mingisugust infot lisama ja ühtse väljundina on tegemist andmete standardiseerimisega. Kõlab jube kuivalt ja väga nagu kaugelt, aga selleks, et IFC mudel, mis on oma olemuselt masinloetav projekt, oleks ka päriselt masinloetav, siis andmete standardiseerimine meil tihtilugu vajalik on. Eestis kasutatakse Simple BIM-i väga palju lihtsalt selle mõttega, et mahud mudelist kätte saada. Mudeli andmete kontrolli saab Simple BIM-iga teha, andmete normaliseerimine on ka see andmete standardiseerimise üks osa. Ja Simple BIM-i siuke fookus, võiks öelda, on just automatiseerimisel, et kuidas moodi neid liigutusi, mida me siin täna teeme, need kõik on võimalik automatiseerida ja kuidas siis samm-sammult maksimaalselt automaatsemas suunas minna. Kui me räägime nüüd sellest Simple BIM uuest 11. versioonist, siis seal ongi suur fookus automatiseerimisel. Ja kui te seda slaidi siin ees nüüd näete, siis all vasakul on üks siuke väike arvutiekraani pilt ja see on nüüd see, mis tegelikult seda Simple BIM-i olemust üsna hästi iseloomustab. Just selles võtmes, et need IFC mudelid, BIM-mudelid, mis meile tulevad sisse, on igaüks natukene eraldi nägu. Nad tulevad erinevatest tarkvaradest, erinevate arhitektide, projekteerijate käekirjad on erinevad. Aga selleks, et ehitaja, eelarvestaja, mingit analüüsi tegija saaks andmeid kasutada, tuleb neid standardiseerida või natuke ühele kujule viia. Et vasakult viskame sisse erinevate kujude ja joondustega mudeleid ja paremalt saame kätte ühtse standardiga andmed. See on eesmärk. Ja tihe side tuttava Exceliga on oluline ja automatiseerimine on Simple BIM-iga oluline. Korraldusliku poole pealt veel nii palju, et salvestatakse veebiseminari, kes soovib järgi vaadata. Meid on siin vist siuke paras pisike hubane
hubane seltskond, et kui on tahtmist midagi vahele küsida, siis julgelt tõstke käsi ja proovime niisugust aruteluvormi kindlasti tekitada. Kui on tahtmine, siis siis on ka lõpus aega, kindlasti jääb meil küsimusteks ja aruteludeks, et tehke küsimustega nii, nagu ise tunnete, aga põhiline on see, et kui küsimused tekivad, siis nad lõpuks saaksid küsitud ja loodetavasti ka vastused. Et seda sooviks küll. Ja nüüd läheks edasi demo peale. Olen teile ette valmistanud ühe suhteliselt lihtsa hoone pealt mõningad liigutused, siis mis SimpleBIM-iga teha saab. Kas minu arvuti ekraan tekkis teil ka nähtavaks? Hea on nähta küll. Suurepärane. Mul on siin olemas SimpleBIM-i avakuva ja ma võtsin siia näidiseks ühe lasteaia konstruktsioonimudeli. Panin eraldi kausta. Ja avan selle ja selle pealt me siis minema hakkame. Et see on küll antud juhul siin tööprojektist staadiumi mudel, aga kõik liigutused, mis me selle mudeliga tegelikult teeme, on võimalik teha juba nii eskiisi kui eelprojekti mudelite pealt. Et siin see tihti arvatakse, et see mudeli staadium on hästi suur takistus mudeli kasutamisel. Jah, loomulikult, kui seal ei ole geomeetriat õiget ja ta on puudulik, siis on probleem, aga kui seal on vähekesegi ligilähedane geomeetria juba olemas, siis saab sellega juba hulga tööd teha. Nii, üks lasteaiamudel. Alati SimpleBIM-i avades on siin tavapäraselt 3 akent, kus sa saad hakata oma nii-öelda mudelit ja vaateid endale vastavaks struktuuriks nii-öelda kujundama. Ja SimpleBIM-iga töötamisel number 1 asi ongi see, et kuidasmoodi sa selle mudeli nii-öelda enda vajaduste järgi siin kujundada saad. Et siin on olemas loomulikult ka kõik IFC klassid või see info, mis projekteerijad on siia pannud. Siin on olemas property aken. Aga kui te tahate siit näiteks mingit infot ära visata, siis esimese hooga viskan kohe teljed ära, et siis on natukene pilt puhtam. Kui tõstan siit ka. Okei, ei saa praegu kätte siit. Tegevust on ühtse tükina. Näete, saame ka esimese korruse teljed. Projekteerija poolt on ette antud IFC klassid ja nende järgi saab andmeid välja võtta, kes SimpleBIM-i igapäevaselt kasutavad, teavad seda. Aga mis saab siis, kui need grupid on näiteks valed või vale võib-olla ei olegi õige sõna, vahel on ka lihtsalt, et nad ei ole minu vajaduste järgi grupeeritud ja ma tahaksin enda jaoks teha mingit enda gruppe. Kuidas ma näiteks mahte võtan mingisugustele asjadele, mingitele kindlatele asjadele, see võib-olla sõltub mitte projekteerija käekirjast, vaid minu enda käekirjast. Ja seetõttu on SimpleBIM-is võimalik teha ka enda objekti gruppe. Gruppe saab teha siit rohelisest märgist, add new object group ja ilmselt on soovitatav teha seda IFC gruppi kasutada. Kirjutan siia, et minu tühi grupp. Ja nii tema siia tekib.
selle grupi tegelikult nimeks tahaksin ma panna hoopiski monoliitsed seinad, sellepärast et ma tahaks siit eraldada, kuidagi kätte saada monoliitsed hoone seinad. Ja selleks, et nüüd siia gruppi ka mingid elemendid sisse saada, siis tuleb nad lihtsalt üles otsida. Neid võib võtta siit ja tõsta siia gruppidesse ka ükshaaval. Aga ükshaaval on tüütu. Ja kui ma siit nüüd võtan seinad ja hakkan nende seinte seest otsima property aknaga monoliitseid elemente. Property aken kusjuures on väga võimekas tööriist ja see filter siin on asi ka, mida tasub kasutada. Praegu sellest pikemalt ei räägi, aga seda on võimalik supporti saidilt selle kohta infot leida. Aga lühidalt leidis süsteem üles, teen vaate natukese paremaks, ühe pihutäie monoliitseid elemente. Ma isoleerin nad ära ja näen, et tegelikult ma tahaks monoliitsete seintena ainult neid asju siin. Ja kõik see ülejäänud kraam minu jaoks oluline ei ole. Ega ma teen area selection'i ja sikutan siia gruppi ainult need seinad, mida ma siin näha tahan. Kui ma tahan midagi hiljem lisada, võin ma neid siia lisada, näete 14 asemel tuli 15. Valin selle grupi, nüüd tuli see element ka, aga tegelikult ma seda elementi siin grupis näha ei taha. Sikutan ta uuesti siia, teen remove ja 15 on taas 14 alles. Mis ma gruppide loomisest räägin, on see, et grupid on kandev alustala kõikidele järgmistele automatiseerimise sammudele. Ja neid gruppe saab teha nii manuaalselt kui ka tegelikult automaatselt. Korraks see kõrval spikri. Nii manuaalselt kui ka automaatselt. Ja automaatse grupi tegemine käib siis selliselt, et teeme siia rule-based group ja proovime saada sarnase tulemuse. Me tahame monoliitsed seinad saada siia. Tahame teha niisuguse grupi nagu seinad, monoliitne raudbetoon, automaatne. Ja selle tegemine käib siis lihtsalt niimoodi, et me kõigepealt ütleme näiteks objekti klassi. Me teame, et tegemist on seintega. Ja me teame teksti property väärtust, see on materjal ja peab sisaldama monoliitne. Materjal sisaldab monoliitne. Võttis valikusse kõik, mis sellele reeglile vastavad. Ja näete, nüüd antud juhul selle automaatse puhul ta siis võtab tõesti reegli järgi kõik need asjad ära, need asjad kaasa, aga need pisikesed pudinad. Selleks, et need välja jätta, peaks seda reeglit uhkemaks tegema, aga sellel on praegu ei fokusseeri, las nad tulid. Muudan ka selle seina nime tegelikult siis selle grupi nime natuke ilusamaks. Kui te nüüd tahate samasuguseid gruppe samasuguste nimedega uuesti luua, siis grupi salvestamine, save groups. Teeks siia niisuguse asja nagu veebiseminar ja seinad. See jääb arvutisüsteemi ning järgmisel korral ma saan siit lihtsalt valida add saved groups, veebiseminar ja seinad ja need grupid tekivad siia automaatselt. Tõsi, uue mudeli puhul see
manuaalne grupp ei täitu ise, see tuleb uuesti täita, sikutada see element. Seda nüanssi peab teadma. Ja samamoodi neid gruppe saab siia luua ka automaatselt selles mõttes, et kui ma näiteks tahan tegeleda taldmikega. Ma näen, et siin taldmikke on 3 erinevat mõõtu. See name on päris äge nimetav parameeter. Lintvundament, plaatvundament, postvundament. Üsna selge. Aga ma iga kord ei viitsi siit seda footingut ja seda name'i käia otsimas, siis võtke sikutage lihtsalt see name'i parameeter siia gruppi, generate, kas siis manual või rule-based groups. Rule-based group, näete, ja need asjad tekkisid nüüd siis siia automaatselt, et nad on mul niimoodi endal siis pihu peal, saab kohe seda infot siit haarata. Ja nende gruppide pihta siis ka mingisuguseid automaatikaid teha või siis seda gruppi lihtsalt eraldi tabelisse sikutada. Kes on tabeleid teinud, siis tavaline soovitus on see, et võtke objekti klassi järgi tabelisse info. Siin juhul on siis võimalik neid gruppe ise juurde luua. Nii, grupid on, kõik on tore, aga mis mul sellest kasu on? Tõstan siit korraks kogu selle mudeli nüüd eemale. Ma tõstan siia need monoliitsed seinad ja ma tõstan siia Notice-side'ide aknasse ka lintvundament. Esmalt tahan ma teada mahtusid nendele asjadele. Kes on varasemalt SimpleBIM-i kasutanud, siis tõenäoliselt üks kõige populaarsemaid käske on siuke asi nagu calculate basic quantities. Etteruttavalt ütlen, et SimpleBIM 11 on see asi hoopis teises kohas ja seda konkreetset nuppu enam ei olegi. Aga see funktsionaalsus on seal taustal olemas. Ja siin te saate siis öelda, kas arvutatakse varjupindalat, kas arvutatakse konteineritele pindalat ja seda seadistust saab ka siin salvestada. Ehk et minu mahud. Neid salvestamise asju tasub kasutada, et siis on teinekord siit võtta. Teatab lihtsalt meelde need väärtused, mis siia sisse pandud. Laseme tal mahud arvutada. Võtab hetke aega. Nüüd need mahud siia, ta annab ka mingisuguse raporti. Aga nüüd need mahud siia tekkisid. Mahtudega on nüüd nii, et siin on hästi palju väärtuseid. Varjupindalad, netopindalad, brutopindalad ja nii edasi, kõrgused, laiused. Need arvutatakse alati ühe ja sama loogika järgi, sõltuvalt mis objekti klassis element on, et kui ta on wall, siis eeldatakse, et tal on seinaparameetreid vaja, kui ta on door ehk uks, siis tal arvutatakse ukse parameetreid. Ja nii see on alati olnud. Aga sellega on nüüd üks siuke puudus selles, et me võime siia peale küll klõpsata, aga me tegelikult päris täpselt ei näe, milliseid nii-öelda tahkusid see arvutus on arvutanud või et kuidas ma saan aru, et arvuti ja mina oleme samamoodi mõelnud. Et see asi baseerub paljuski nagu lihtsalt usaldusele ja kogemusele. Samuti, kui mul on nüüd näiteks siuke ülesanne, et ütleme, ma tahan raketise mahtu teada saada, ehk et kui palju läheb külgede peale raketist, kui palju otstesse, siis ma peaks võtma siit selle brutopindala korrutama 2-ga, et oleks mõlemad pooled pluss otsapindalad pluss võib-olla veel midagi. Ja siin tuleb nüüd mängu selline tööriist või ütleme isegi siis sellised tööriistad, mille nimi on calculate quantities. Ma teen võib-olla siit üks kuvatõmmise ka, et need, millel on mõõdulindi märke ees, viskan siia chati ka ja me isekeskis nagu
oleme siis nimetanud, et kui see calculate basic quantities on sihuke nagu kuulivilduja ehk et ta paneb siukse jämeda kaarega kõigile asjadele mahud üldiselt külge, siis need mõõdutööriistad on snaiperpüssid ja need võimaldavad siis väga täpselt sihtida, millistele elementidele ja millise loogika järgi mingid mahud külge arvutatakse. See nõuab kasutajalt rohkem, aga see ka pakub rohkem võimalusi ja rohkem siis usaldust. Antud juhul kasutan ma calculate quantities surface areas ehk et pindalade kalkulaatorit. Nii, siin on mul natukene ette valmistatud seda asja. Aga põhimõte on see, et siit on võimalik valida, millistele elementidele arvutatakse. Siit võib panna all, ta arvutab kõikidele, absoluutselt kõikidele elementidele, mis siin mudelis on sellise mahu külge. Siit võib valida ka selle, et siin on objekti klass näiteks. Et me arvutame kõikidele seintele. Ka nii võib. Aga meie tegime siin enda jaoks grupid. Meil on igati uhke grupp, seinad, monoliitne, raudbetoon, manuaalne, 14 elementi. Neile tahame raketis arvutada. Meil üleliigset infot pole vaja. Objekti grupp, IFC grupp ja seinad, monoliitne, raudbetoon, manuaalne. Järgmisena valime, milliseid parameetreid me soovime näha seal. Meid huvitab lihtsalt area, sides, cross, külged, brutopindala. Siin on mitmeid loogikaid, mille järgi arvutada saab. Top, bottom, sides, largest ja nii edasi. Sides, cross, praegu see, mida vajame. Sellest luuakse ka parameeter. Mina ütlen, et selle eestikeelne ilus nimi on brutopindala. Rohkem parameetreid ei arvuta. Property set name ehk andmekogum, mis sinna mudelisse luuakse, selle te saate ka öelda. Mina ütlen, et see on minu andmekogum. Clean upside surface siis võtab siis, eemaldab üleliigsed kokkupuutepindade pinnad. Ja nüüd läheb asi selles mõttes põnevaks, et siin all on üks siuke linnuke nagu derived objects. Ja see derived objects on see, mis annab võimaluse visualiseerida neid arvutatud pindasid. Mina ütlen, et ta teeb selle covering klassi, selle asja nimi on seina raketis ja ta loob sellest grupi. Suurepärane. Kõige selle seadistamine jube tüütu. Aga siin on taas selline lugu, et siia alla saab neid seadistusi eelsalvestada. Mina panin siia veebiseminar raketis, et ma olin ennem ära täitnud ja seda saab nüüd järgmine kord võtta. Ehk et kui teil on selle nimega grupp alati olemas ja seal grupis on elemendid, siis valida siit õige konfiguratsiooni ja lihtsalt vajutada nuppu. Loodetavasti need pinnamahud tekivad. Raporti, et seintega, 14 seinaga on midagi toimunud. Näete, need rohelised seinad läksid nüüd halliks. Pani tähele, seina sees oli enne mauk. Kui ma nüüd siit võtan, siis ma selle seina saan siit keskelt kätte. Aga mis see ümber tekkis, on covering klassis, nullpaksusega kiht. Kui ma panen siia filtri peale, siis ma näen, et ainukesed andmed, mis tal küljes on seesama brutopindala, mille me arvutasime. Ja layeri nimi on seina raketis. Ja ka siia tegelikult tekkis see raketise grupp. Ja nüüd me saame neid mahte visualiseerida. Kui me siia sisse vaatame, siis näete siin, kus on topelt sein, siit topelt nii-öelda elemente pole teinud. Siia seina otsada jällegi on elemendi teinud. Ja selline raketis välja näeb. Sellega võib loomulikult, raketis on võib-olla meelevaldne näide. Võib-olla neid hüdroisolatsioon on siuke asi, mida mitte kunagi tavapäraselt ei mudeldata, aga sellega saaks teha. Samamoodi seina viimistlused või ruumi viimistlused käivad sarnase loogika järgi. Võib-olla olete seda videot näinud, me oleme mõned teinud enda YouTube'i.
ja see on see info. Antud juhul oli juttu pindaladest. Järgmisena oleks meil tarvis võib-olla ka näiteks mõõtusid nendele seintele. Mõõtude jaoks on siin mitte pindala, vaid on dimension tool. Siin samamoodi sihime ta siia monoliitse raudbetooni seinte grupi pihta. Ütleme, et me tahame saada pikema külje pikkust, mille nimi on pikkus ja kõrgust. Nii-öelda height. Nimetame selle kõrguseks. Siin on erinevaid nii-öelda siis ka loogikaid, mille järgi arvutada võiks, et kui te tahate näiteks akna 3 külje pikkuse saada kätte nii-öelda palede pikkuse, siis see frame akna puhul näiteks töötab. Aga antud juhul meil lihtsalt pikkust kõrgust vaja. Samamoodi property seti nimi on ka seesama näiteks, sest teil on pilt selge, derived object'i teeme. Ja kui me nüüd mõtlema hakkame, siis see horisontaalne ja vertikaalne osa tegelikult on ju sisuliselt vuugilint, mida meil on võib-olla vaja eelarvestada. Mina nimetasin selle asja vuugilindiks. Toimub taas väike arvutus. Ja vaatame, mis meil siia tekkis. Grupp tekkis vuugilint ja näete, siia sisse tekkisid siis siuksed geomeetrid. Ja need geomeetrid siis teavad oma pikkuseid. Ja nad teavad, et nende nimi on vuugilint. Jah, okei, siin natukene võib nagu arvuti üle nalja heita, et miks ta siin on ülemisse serva teinud ja siin alumisse serva, et siin on lihtsalt mingi siuke nagu, ma ei teagi, mille järgi ta seda teeb, aga põhimõtteliselt ta topelt ei tee, et kas on ta siin üleval või all, vahet ei ole, maht on tal sama. Nüüd on meil ka vuugilindi mahud olemas. Ja no loomulikult vahepeal väike salvestamine ei tee ju kunagi paha, et väike salvestamine juhuks, kui midagi kokku jookseb. Ja sellega saab siis veel avade pindasid, see on ilmselt siis seinte vahelagede puhul, seda on ülivähe kasutanud. Shadow quantities ehk et varjupindalad või siis vist äkki inseneri keeles projektsioonipindala on tuttav. Ja ka ruumalasid. Ruumala puhul see derived object ei oma suurt nagu mõju või mõtet, aga ka ruumala saab arvutada selliselt. Ehk et need mõõdulindiga märgid arvutavad mahu ja loovad ka visuaalse geomeetri. Aga nüüd on tekkinud siia veel ka siuksed asjad, mis lihtsalt teevad calculate properties for object. Need on sisuliselt igaüks pisike kalkulaator, eks. Ja nendega saab siis kas mingisuguseid numbreid omavahel liita, lahutada, korrutada, jagada või näiteks ka mingisuguseid parameetreid, mis siin olemas on, ka moel või teisel kombineerida. Mina suutsin välja mõelda siukse asja, et mina tahaks, et sellel vundamendi taldmikul oleks küljes mitte, et ta on lintvundament ja 250 korda 800, vaid et kui ma ta tabelisse panen, et need lintvundamendi parameeter ja siis kirjelduse parameeter oleksid ühte kohta kokku kombineeritud. Et siin oleks minu property set või minu mahud ja siin oleks ka minu ilus nii-öelda, minu poolt loodud ilus nimi. Ja selle jaoks on siin siuke tööriist nagu calculate properties for objects.
Ehk et kõik kalkulaatorid, mis ei ole mõõdulindi märgiga. Antud juhul tahan ma, et see asi juhtuks mitte ainult lintvundamendile või plaatvundamendile, vaid kõikidele footing utele. Siin siit objekti klassi, footing. Need on need nii-öelda projekteerija poolt defineeritud, eeldefineeritud klassid. Las ta teeb seda kõikidele footing utele. See asi siin, kui teil tuleb tuttav tunne praegu peale, siis see tunne on õige, sellepärast et see on Excel. Siin taustal on töötavad nüüd just kõik Exceli valemid, aga enam levinud Exceli funktsioonid. Trikk on lihtsalt selles, et võrdusmärki ei tohi siin ees olla. Ja siin võib siis jah, pluss miinus või korrutamisjagamistehteid ja nii edasi teha. Kui jääte hätta parameetrite nimetuse saamisega, siis tegelikult on siin ka sihuke asi olemas nagu te saate siit selle parameetri võtta valida ja siis te saate valida, et mis funktsioon sellele nagu töötab. Näiteks võime ka võtta summ käsku ei tule, tuleb. Okei, nüüd ta juba tegi, ütleme nii, et paneme siia summ ja siis paneme massi ja näiteks ruumala liidame kokku omavahel. Et ka täispindala, mis iganes. Ehk et siia saab selliseid valemeid teha. Nii, kuidas soov on, igasugused if-käsud, or-käsud ja nii edasi. Et sisuliselt Exceli valemit on piiriks. Aga mina tegin siia siis siukse asja, et ta lihtsalt võtaks nimetuse parameetri ja siis paneks sinna vahele sidekriipsu ja siis võtaks ristlõike parameetri. Et ilmselt kui Excelis tahaks kahte seda selli kokku concate'ida, siis samasugune valem töötaks seal. Ja soovin mina, et see property seti nimi oleks jällegi minu enda andmekogu. Saame ta siia ära salvestada. Ja mis nüüd juhtus? On see, et näed, minu andmekogu, ilus nimetus tuli sellele asjale. Ta võttis siit selle nime lintvundament, võttis siit ristlõike ja pani nad siia kokku. Ja hiljem tõenäoliselt on seda siis, võib-olla mul lihtsalt tabelis seda nimetust parem kasutada. Nii. Ja kui te panite tähele, siis tegelikult neid kalkulaatoreid oli siin veel. Ja ma näiteks ka grupikalkulaatorit. Grupikalkulaatori puhul on nüüd sihuke lugu, et ta arvutab mitte siis sellele objektile endale infot külge, vaid ta arvutab külge info sellele grupile, kus see element on. Ja mina jällegi mõtlesin välja sellise asja, et lintvundamendi puhul ma tahaksin, et lintfundamentide ruumala summeeritaks siia lintvundamendi grupi külge. Ja siin on asi veel lihtsam. Grupp lintvundament, valem on lihtsalt ruumala. Me tahame selle ruumala summeerida. See nimi on kogumaht. Kvantmeetrites antakse seda ja minu andmekogum on see selle asja nimi. Samamoodi ta on mul siin salvestatud, järgmine kord ma saan teda kasutada. Paneme okei. Ja näete nüüd see lintvundamendi maht ei tekkinud mitte siia, vaid ta tekkis siis nii-öelda siia grupi tasandile. Kogumaht on 96,32. Seda siit SimpleBimist ongi ebamugav natukene vaadata, aga ma ekspordin siit nüüd varsti välja ka IFC ja siis ma näitan, kuidas sellel asjal mõte on. Nii, üht-teist oleme me siia
nendele elementidele külge arvutanud. Tõenäoliselt käritumad juba ammu mõtlesid, et aga kus on tabel? Tegelikult tahaks ju need andmed kõik tabelisse saada. Tabeli võime siia alla ka nagu lahti võtta. Ja hakkame siis vaatama, mis me siit kätte saime. Seinaraketis. Tahame näha seinaraketis infot. Heidame ära tühjad kolumnid. Summeerime selle info kokku. Ja seinaraketiste pindala on meil siin tabelis olemas. Nüüd, juhul kui me tahaksime näiteks seda tabelit siin nüüd kuidagipidi täiendada. Ja me teame näiteks, et ma ei hakka siin kõik üle käima, aga või tegelikult võtame, me saame siit kätte, et see osa raketisest on välisraketis. See millegipärast on meile oluline. Siis me saame nad valikusse võtta, neid on 9 tükki. Kirjutame siia lihtsalt, et see layer assignment on seinaraketis väline. Ja see tabel, mis siin kõrval on, jookseb kaasa. See võib olla lihtsalt, me teeme seal mingi lisaparameetri, ütleme, et see on juba tehtud ja see on tegemata, aga ühesõnaga arvuti arvutab siis neid asju siin vastavalt, jaotab vastavalt kasutaja vajadust. Mis me veel arvutasime? Vuugi lindi arvutasime. Peidame samat moodi ära. Siin on nüüd niimoodi, et kõrgus ja pikkus, miks on neid siin topelt ja miks nad on valekorras, ongi nii, et see on ilmselt horisontaalne, sellel on pikkus ja see on vertikaalne, sellel on kõrgus. Tahaks ka nagu need andmed siin enam-vähem ilusaks. Võt näete, ta visualiseerib ka neid siin. Tahaks need asjad ka enam-vähem ilusaks saada, siis ma natukene siin nimetan neid ringe, et need pikkusega vuugi lindid, mis siin tulid, on vuugi lind, horisontaalne ja no ju see ülejäänud siis on vertikaalne. Ja tegelikult juhtus ilmselt ka selline asi, et näete nendele seinatükkidele on ka need samad brutopindala, kõrgus ja pikkus külge arvutatud. Ehk et sikutame seinad ka siia. Siin on parameetreid juba rohkem. Viskame nad siis välja. Võtame brutopindala, kõrguse ja võtame siit mõne ilusa nimetuse tähise ka. Aha, kõik on ühe tähisega, okei. Las nemad olla. Ja vundamendid, linkvundamendiga toimetasime, tahtsime talle ilusa nimetuse panna. Siin nimetused on. Tõstame nad tabelis. Ja mind huvitab siit ainult siis meie enda nimetus ja näiteks SimpleBIM-i volume. Nimetuse järgi kokku ja summeerime. Nüüd on suur töö tehtud. Tõenäoliselt paljud eelarvestajad iga kord teevad seda tööd. Ehitavad tabelit üles ja siit saab muidugi vajutada Export Excel, et need info Excelisse saada. Aga mis tihtilugu unustatakse, on see, et seda tabeli ülesehitust saab ka salvestada. Ja mina näiteks salvestan siia Save Table. Paneme siia veebiseminar ja ikka mahud näiteks.
nii. Ja kui nüüd juhtub, et teil järgmine projekt on tehtud samasugused grupid samasuguste nimedega ja neis on samasugused parameetrid, mis te siia olete pannud, siis saab seda tabelit täpselt niimoodi järgmine kord kasutada. Siit lahti. Valime siit Open Table, veebiseminar, EK mahud ja see tabel on teil siin olemas. See on kasutatav nii selle sama mudeli puhul kui ka võib-olla hoopis mõne teise. Ja võib-olla on mõni teine mudel natukene teistmoodi. Seda tabelit tuleb siin natuke kõpitseda, parameetrid ringi tõsta, aga see jäme töö on teil ikkagi tehtud. Ehk et oma seadete salvestamine on üks oluline asi nii nendes gruppides, grupiseadete salvestamine kui ka tabelites. Nii. Mõned nüansid veel, millest teile räägin. Kõikide nende reeglite loomine, mis siin praegu oli, mida ma ka näitasin, et salvestada saab, näiteks surface areas. Me tegime siin uhke konfiguratsiooni, me salvestasime ta siia ära. Aga iga kord siit jube tüütu võtta lahti ja kõiki neid jooksutada. Kui te teate, et alati grupi nimed on sarnased ja te tahate, et kõik need arvutused juhtuksid ühe korraga, nagu see calculate basic quantities, siis on võimalus selline, et näete, siin on niisugune väike koodimärk. Lõpsates sellele koodimärgile saab siit kopeerida siis sisuliselt skripti või selle käsurea. Võtan siit template horizontal. Ja kes SimpleBIM-i template'idega kursid on, siis see on lihtsalt niisugune Exceli tabel. Ja näete, siia toolside alla saab kopeerida neid käskusid. Praegu lihtsalt näitan, kuidas see surface areas käsu kopeerimine siia käib. See on tegelikult see sama rida. Ehk et kui ma täna seda ette valmistasin, siis kõik need käsud, mis ma praegu tegin ja kõik need kalkulaatori konfiguratsioonid, ma kopeerisin järjest siia. Kui te siin natuke süvenete, siis te ilmselt leiate siit loogika ja saate aru, mis siin on, aga esimese hooga see tundub nagu hiina keel ja mina ei oskaks seda ka käsitsi mitte kuidagi kirjutada. Aga SimpleBIM kasutajaliidesest on seda siis võimalik kopeerida. Kopeerimine on üsna inimlik. Ja selles template'is sisuliselt ei olegi mitte midagi muud kui ainult need käsud. Rohkem ma siia pole midagi teinud. Okei, tegelikult need grupi reeglid. Grupi loomise reeglid ma tegin ka siia viimasele lehele. Aga rohkemat siin mitte midagi pole. Ehk et kõik oma tehtud tööd saab salvestada, ritta panna ja järgmine kord siis lihtsalt template'i peale visata ja automatiseering juhtub. Kuhu me nüüd jõuda tahame kogu selle asjaga? Tahaks näha, mis sellest asjast välja tuli. Lisaks tabelile. Tõstan kõik asjad include aknasse, teen IFC ekspordi. Teen siia üks asja nagu töödeldud mudel. Ja, see töödeldud mudel on siia tekkinud. Võtame ta lahti mõne teise vaatoriga. Nii, ja mis meil siin on? Seesama covering, pinnakate. Tema teab, et tema nimi on seinaraketis väline, see, mis me siia ise kirjutasime. Ega tal siin rohkemat mingit infot palju pole. Kui on brutopindala, siin summary all on layer name. Ja nii on. Ehk et see info läheb kaasa. Kui me nüüd seina sisse lähme, siis me näeme, et tegelikult siin on peidus ka vuugilint horisontaalne. Tema on 10 meetrit ja natuke peale pikk. Ja kui me ennem rääkisime gruppidest, siis näete IFC vaatori puhul
kuna me tegime IFC grupid, siis need asjad tulevad siia kõik kaasa, ehk et see organiseerimise töö, mis me tegime, see on kasutatav siin. Seinaraketis, monoliitne raudbetoon ja vaatame, kuidas vuugilindid välja näevad. Ja, on siin ka olemas. Nii, me oleme kulutanud selle töö peale praegu 45 minutit enda ajast. Panen selle samuse SimpleBIM-i kinni. Võtame siit uuesti lahti täitsa nullist selle sisend IFC. Avamine võtab nüüd küll hetke aega. Selle mudeli kinni. Ja tegelikult, kuna ma need asjad siia template'i või need sammud kõik siia template'i kopeerisin, siis võiksime proovida, et kui me nüüd selle template'i rakendame, meil võiks aega 45 minutit, et kui nüüd seda arvuti iseseisvalt reeglite järgi teeb, siis kui ruttu tema hakkama saab. Ja kas see template üldse on õnnestunud selliselt, et see asi toimib, seda saame ka kohe teada. Template'i rakendamiseks kõige lihtsam viis on võtke see Excel, template'i nii-öelda Excel, sikutage siia 3D aknasse. Nüüd ta hakkab midagi tegema, näete, siin on calculate basic quantities, ma lasin tal ära teha see nii-öelda see kuulipilduja funktsionaalsus. Siis nüüd ta teeb mingisuguseid arvutusi veel, arvutab surface area'id, dimensioneid, kombineerib nii-öelda properteid. Kõik need sammud. Näete, lindfundament, plaatfundament, seinaraketis, vuugilint, monoliitne raudbetoon. Okei, monoliitses raudbetoonis on see kraam ka sees, et seda ta ei osanud välja võtta, sellepärast ma ei õpetanud talle seda. Kui me nüüd selle tabeli võtame, ennem salvestasime tabeli. Okei, ma võtsin selle varem ette valmistatud tabeli, võtame siit nüüd selle, mis ma. Näed. Tabel täitis ennast ise. Ja tõenäoliselt läks tal praegu alla 1 minuti aega selleks. Template'ist veel nii palju, et kuna ma praegu panin need asjad siia, need käsud panin siia template'i kirja, siis SimpleBIM 11. Kõige suurem muudatus ongi tegelikult see, et neid käskusid, mis te ise olete seal seadistanud, neid ei pea enam siia template'i ringi kopeerima, vaid sinna kasutajaliidesesse on tulnud niisugune eraldi sektsioon, kus te saate kõik need käsud kasutajaliideses ritta panna. Selle asja nimi on data flows. Ja nagu ma alguses ütlesin, SimpleBIM 11 nii-öelda suund on automatiseerimisel ja see data flow'd sisuliselt ongi siis see oma template nüüd viisakamal ja mugavamal kujul. Aga sellest räägime mõnel järgmisel webinaril juba põhilisemalt. Ja miks me rääkisime alguses põhjalikult just nimelt gruppidest,
siis see grupid ja gruppide salvestamine on ka kõikide automatiseerimise ja järgnevate sammude alustala. Presentatsiooni poole pealt või demo poole pealt kõik. Ma korraks veel võtan PowerPointi ette, et SimpleBeam'i trial'i laadimise lingi saadame kõigile osalejatele meilile. Väike reklaaminurk ka, et BIM koolitusi e-õppeplatvormi veebikoolituse e-õppeplatvormil webinaril osalejatele soodustus 25% lingi e-õppeplatvormile. Germo ka saadab ja pani ka ilmselt siia chati. Ja nüüd on aeg küsimusteks. Et oleme siin veel olemas, et arutleda ja küsimusi küsida, kui on.